Juhul, kui sa õpid enda jaoks piisavalt rasket eriala või oled olnud tubli ja võtnud endale veel lisakohustusi ka väljaspool õppetööd, siis arvatavasti tekib sul mingi hetk olukord, kus sul on vaja mingisugust süsteemi, et hoida ennast oma ülesannete ja kohustustega pinnal. Kuna minu elus on leidnud vähemalt 20 inimest, kes on mulle öelnud, et ma olen täielik organiseerimise ja planeerimise friik, siis ma pean ennast piisavalt eksperdiks, et anda teile natukene nõu. Kui teile ikka veel tundub, et ma olen täiesti normaalne inimene, siis soovitan teil vaadata seda videot ka edasi. Aga aitab siis pläkutamisest ja alustame selle video kasulikuma osaga. Kui ma olin tudeng, siis aitasid mul minu meetodid säilitada rahulikku meel ja võtta vabamalt siis, kui teised olid oma koormuse kätte ära suremas. Kui sa oled nüüd ülikooli jõudnud, siis kindlasti kõige esimeseks ja olulisemaks sammuks sinu jaoks on mitte kohe ülikoolist välja kukkuda. Selleks pead sa kõigepealt teadma, mis õppeained, praktikumid, seminarid ja asjad üldse toimuvad. Kõigile nutisõpradele soovitan kindlasti võtta kasutusele just Google Calendari. See on äärmiselt mugav koht, kus kõik oma olulised asjad ühte kohta kokku tuua. Miks Google Calendar on nii hea, on see, et sa saad sinna importida ka oma õisi kalendri, kus on siis kõik su praktikumid, õppeained, seminarid kirjas. Ma teen teile pisikese õpetuse, kuidas seda viimast sammu teha. Kõigepealt tuleb siis minna enda õisi tunniplaani. Sealt tuleb valida telli kalender ja siis lihtsalt kopeerida see link. Nüüd minna Google Calendari, valida siit Other Calendars, add by URL ja siis see link siia lihtsalt kopeerida. Ja siis sinu tunniplaan ilmubki ilusti siia kalendrisse. Ma soovitan sul kalendrisse kindlasti panna ka kõik muud olulisemad üritused ja sündmused, näiteks siis mingid väljasõidud, sünnipäevad, koosolekud ja nii edasi. Kui sa oled nüüd jõudnud sinna tasemele, siis sa saad aru, et koolis püsimiseks pead sa tegema ka kontrolltöid, tunnikontrolle, esitama mingeid projekte, esseesid ja kirjutisi ja tegema ka eksameid. Selleks, et neid asju üldse võib-olla tehtud saada, võiks sa sellest tähtajast kuulda veidi varem kui üks päev enne seda sündmust. Kui sa oled nutivihkaja või just paberi ja pliiatsi armastaja, siis soovitan sul kindla peale võtta kasutusele mõni päevik või märkmik, kus sa samuti saad kõik oma tähtajad, kuupäevad ja asjad kirja panna. Võttes siit enda arhiivist välja paar näidist, kus mul on kõik kuukaupa välja kirjutatud, väga hästi aitas see mul hinnata, millal on siis suur koormus ja millal on väiksem koormus. Ja ma arvan, et mõne aja jooksul sa õpid selle väärtust hindama. Nüüd, et tähtaegadest kinni hoida ja kõik kontrolltöödel ikka head punktid saada, suuta ära teha oma tunnikontrollid ja eksamid, tuleb nüüd lihtsalt neid pisikesi samme teha ja need asjad päriselt ära õppida. Kui nagu loogiliselt võtta, siis selle jaoks on kõige mugavam hoida endal mingisugust to-do listi. Selleks võid kasutada kas siis paberit või pliiatsit või siis näiteks üks äpp, mida ma soovitaksin, on hästi lihtne, on Google Keep. Google Keepis saad sa teha hästi lihtsalt to-do liste, sa saad samamoodi jagada neid oma sõpradega, muidugi neid to-do äppe on igasuguseid, mulle lihtsalt väga meeldib just Google Keep, sinna saab mega kiiresti igasuguseid märkmeid üles kirjutada. Ehk siis näiteks vana hea siuke reegel, mis mul alati kehtib, on see, et selleks, et mitte midagi ära unustada, ei tohiks hoida mitte midagi meeles. Edasi jõudnud tudeng on see, kellelt võib tõesti oodata lausa rohkem kui keskmiselt inimeselt. Ma tahan tutvustada teile erakordset tööriista, mille nimeks on Workflowi. Jällegi võib kasutada igasuguseid sarnaseid asju, mis kellele meeldib, aga mina eelistan just Workflowit, sest tänu sellele lihtsusele saavad tehtud absoluutselt kõiksugused tööd. Aga siinkohal peame natuke lähemalt tutvustama, kuidas siis Workflowit kasutada. Tegemist on siis lõpmatu bullet listiga, mis aitab sul kogu sinu elu ilusti hierarhiasse seada. Teen teile väikse demonstratsiooni just ülikooli näitel. Iga kursuse kohta tuleks siis need komponendid ilusti välja kirjutada, ehk siis kõik need asjad, mille eest mingeid punkte saab. Oletame, et tegemist on kevadsemestriga, mul on siin 2 kontrolltööd. Süsteem on siis selline, et iga komponendi taha tuleks kirjutada tähtaeg sisaldav hashtag. Esimese asjana tuleb kirjutada kuu ja teisel kohal on siis kuupäev. Meil on siis veel eksam ja mingeid seminarid, oletame, kui seminari jaoks on vaja mingeid ettevalmistusi teha. Ega iga aine puhul nii kirjuks ei pea minema. Ja siis tulebki hakata iga selle suurema ülesande puhul seda väiksemateks jaotama. Kontrolltöö puhul lihtsalt saab kirja panna, et mis materjalid, mille peale see üldse tuleb. Esimese asjana siis tuleb kindlasti kirja panna, et mis ajal sa üldse hakkad tegelema või organiseerima seda ühte tegevust. Näiteks kontrolltöö puhul, ega varem ei tea kui 3 nädalat üldse, et mida selle ärategemiseks tegema peab. Aga kui see kuupäev on siis kohal, kui peab seda asja organiseerima, siis hakkame ilusti kirja panema. Näiteks saan ma materjali jagada 3 jupiks. Oletame, teeme ülesandeid, siis saab teha kogu teooria kohta Anki-kaarte. Kes ei tea, mis asjad on Anki-kaardid, siis soovitan vaadata ühte minu teist videot, mille leiab üles minu kanalilt. Tegemist on siis super nohiku salarelvaga.
ja saad selle suure ülesande jaotada nii väikesteks juppideks, kui ise vajalikuks pead. Ja üldiselt siuke ülesannete väiksemateks tükkideks jagamine on väga hea ravi prokrastineerimise vastu. Ja loomulikult võib mu elus olla ka teisi olulisi asju, näiteks Teede Akadeemia. Muidu ma olin Teede Akadeemias 2 aastat, keda huvitab. Väga äge on. Näiteks seal on meil ka seminarid. Tegemist oli kevadega, siis järelikult on viimased seminarid, vahetame siin just numbrid ära. Ja siis siin samamoodi saab kirjutada, et võtta näiteks veebist oma ülesanded lahti ja tee need asjad lihtsalt ära. Näiteks kui mina kirjutan KP04, siis tuleb mul ette kõik asjad, mida ma pean tegema aprillikuu jooksul. Olenemata projektist on sul ühes kohas hea ülevaade absoluutselt kõikidest sinu kohustustest. Ja saad ka hea ülevaate sellest, kuidas jaotub su koormus. Ja et pilti hoida veidi selgemana, võib tegevusi ka prioritiseerida, näiteks kirjutades hashtag P1 või P2. P1 on siis olulisem kui P2 ja siis saab samamoodi ilusti otsingus ära selekteerida, et mis asjad täna kõige olulisemad on, sest kõike alati ei jõua ka ju. Ja siis niimoodi mugavalt saadki otsida ja vaadata, kuidas oma eesmärkideni jõuda. Aga sellega ongi minu poolt tänaseks kõik. Kui teil on veel mõndasid täiendavaid küsimusi, siis ärge hoidke tagasi, kirjutage või kommenteerige. Seniks aga kõik ägedat ja näeme juba järgmisel korral.